Tere kõigile. Kell on 15:01. Ma näen, et mingid noogutused kuskilt tulid ju, siis on mind hästi kuulda. Minu nimi on Kristen. Mina olen Futuklassi tegevjuht ja tegutsenud virtuaalreaalsusega aastast 2016. Ja nüüd viimased 3 aastat ja peale oleme me tegelenud haridusliku sisu loomisega virtuaalreaalsuses, teinud koostööd paljude Eesti koolidega ja arendanud välja füüsika ja keemia õppimiseks virtuaalreaalsuse õpimooduleid. Ja kuna me oleme selles valdkonnas pikalt olnud, siis me oleme kokku puutunud ka päris palju erinevate inimeste või organisatsioonidega, kes on huvi tundnud virtuaalreaalsuse vastu, kas siis sisuloome või kasutuse koha pealt. Ja selle tõttu siis otsustasime teha sellise veebiseminari, kus neid inimesi ja organisatsioone ja loodud VR-rakendusi ka tutvustada. Et tänane järgnevad siis peaaegu 90 minutit, vaatame tegelikult, me teeme nii kaua, kui meil kulub ja loodetavasti siis nii palju ei kulu tegelikult. Tutvustame seda, mida on teinud Päästeamet, Mondo, Swedbank, Merit räägib Futuklassist ka ja siis meil on Ene, kes tutvustab haridustehnoloogia või haridustehnoloogi vaatevinklist VR-i ehk siis virtuaalreaalsuse integreerimist kooli. Ja kava ongi selline, et esimesena tuleb Mondo, kus meile räägib Risto Lehiste ja tegelikult on siin meiega ka Meelis Niine, kes saab kommenteerida lisaks, kui on midagi, mis võiks võib-olla teie erineva tegevuse tõttu Mondos sina ka välja tuua. Siis räägib Merit, kes on keemiaõpetaja Vändra gümnaasiumis ja kes on aidanud meil ka luua Futuklassis õpimooduleid ja siis neid virtuaalreaalsuse õpimänge oma klasside õpilastega iga nädalaselt katsetab. Siis on Swedbank, kus on Mari-Liis Jääger, kes on rahaasjade teabekeskuse juht ja tema räägib sellest, kuidas nad on välja arendanud sellise finantskirjaoskuse virtuaalreaalsuse õpperakenduse ja kuidas nad siis seda senini kasutanud on. Siis räägib Janek Kinnos Päästeametist sellest, kuidas nemad just eriti ohutusennetuse perspektiivist on loonud treeningrakendusi või selliseid õppemänge ja kuidas lapsed on need vastu võtnud. Ja viimasena siis Ene Weberson Parksepast räägib haridustehnoloogi perspektiivist. Palun jätke küsimused chati, kui teil on küsimused või ettepanekud või mis iganes mõtted või kui te tahate kellegagi kontakti vahetada, siis saate kirjutada nii sellele inimesele kui üldiselt siia. Aga ma rohkem ei räägikski, vaid nüüd paluks Risto, et sina tutvustad ennast ja Mondot ja siis jagad enda ekraaniga, kui sul on seal midagi näidata. Tere päevast kõigile. Me tegelikult Meelisega leppisime kokku, et alustada seda asja õige poole pealt, et mina räägin sellest, mis selle Mondo virtuaalreaalsus õpitoaga muusika ja rände teemal, et mis sellega koolides on toimunud ja kuidas on läinud ja mitme õpilaseni jõudnud, aga kõike seda alguslugu, seda saamislugu ja hästi kiiresti ka ülesehitust lubas kommenteerida Meelis Niine ise Mondost, ehk see, kes selle projekti valmis tegi. Mina olen lihtsalt, I'm just a middleman. Nii, aga Meelis, oled sa kuulda? Olen kuulda, te kuulete mind ka kenasti, eks ole?
loodan, et kuulete. Ühesõnaga, ma annan sellise hästi kiire tausta, et kuidas see mäng on sündinud ja mis selle niisugune üldine eesmärk on. Tegelikult see muusika ja rändeteemaline virtuaalreaalsusmäng, millest me täna teile räägime, on valminud hoopiski sellise laiema avalikkuse teavitamise projekti raames, mille eesmärk on ühelt poolt toetada Eesti noorte sellist rahulikku ja tasakaalustatud suhtumist rändesse. Ja teisalt on selle eesmärk näidata, kuidas inimeste ränne on seotud väga erinevate eluvaldkondadega, ka nende eluvaldkondadega, mille peale võib-olla alati ei tulda, et kuidas nüüd ränne sellega võiks näiteks seotud olla. Ja muusika on selles suhtes suurepärane näide, et ühelt poolt on ta seotud just nimelt noorte huvidega, kõige sellega, millega noored nagunii tegelevad ja mille vastu huvi tunnevad. Ja teisalt on muusika suurepärane näide just nimelt rände mõjust kultuurile, kuidas erinevad muusikastiilid on arenenud tänu sellele, et inimesed on liikunud ühest kohast teise. Ja seda loogikat meie virtuaalreaalsusmäng siis aitab mängijatele avada. See mäng on loodud koos sellise Eesti VR tootjaga nagu Maru VR ja see on siis teine virtuaalreaalsusrakendus, mille me oleme nendega välja töötanud. Aga täna me räägime siis just nimelt sellest mängust. Varasemalt on üks virtuaalreaalsusfilm, mis räägib nii-öelda integratsioonist või lõimumisest. On samuti meil koos Maruga siis valmis saanud. Aga selle mängu nii-öelda eesmärk või sisu, milles see mäng seistab, kahe lausega on siis selline, et mängus tuleb liikuda erinevate ajalooliste perioodide vahel ja need perioodid on sellised, millal on toimunud sellised suuremad ränded, mis muusikastiilide arengut mõjutasid. Need on siis mängus on 3 tükki. 2 on siis sajandi keskpaigast Chicago ja Jamaica ja siis omakorda tänapäeva Süüria. Ja mängus sa käid nendes erinevates perioodides, korjad sealt muusikalisi elemente, näiteks basskitarrid või trummid või kitarri ja sa kombineerid neid elemente omavahel. Näiteks tood Chicagost basskitarri, Jamaikast vokaali ja Süüriast võib-olla oudi ja kombineerid nendest omavahel uusi stiile. Ja selle mängu käigus sa õpid, kuidas nende stiilide segunemine on andnud nii-öelda pinnase uute muusikažanrite tekkeks ja kuidas omakorda on see seotud siis inimeste rändega, kuidas rändeprotsessid kõikide nende elementide segunemisel päris elus on siis nii-öelda mõju avaldanud. Nii et näiteks seda mängu mängides võid sa avastada stiile nagu tropical house või Araabia trap muusika, võib-olla hoopis grime muusika, et need on kõik sellised noortele väga tuttavad muusikalised žanrid, aga mille puhul võib-olla ei tajuta nende sellist ajaloolist ja rändega seotud nii-öelda päritolu. Ja väga kenasti sobib just see nii-öelda muusika ja rände omavaheline kombineerimine väga erinevate programmidega, näiteks ühiskonnaõpetuses, muusikaõpetuses ja miks mitte ka mitmetes teistes ainetes. Ja võttes see aluseks, me olemegi siis hakanud käima erinevates Eesti koolides, et seda virtuaalreaalsust siis seal noortele tutvustada ja juurde siis rääkida ja arutada just seda rändelugu nende stiilide kujunemisel. Aga siit ma annan sõna Ristole, kes siis räägib täpsemalt, kuidas siis koolides läinud on ja mis sa, Risto, siis täpselt koolides oled teinud ja kuidas sa oled erinevaid klasse kaasanud. Aitäh, Meelis. Ma teen väikese täpsustuse, et seal ei ole ainult nende 3 paiga ja nende 3 aja teema, vaid seal mängu lõpuks tulevad ka sinna sisse Eesti suupill, Soome kannel ja Poola akordion, mis on selle mängu nagu siuke maasikas, et sa, nagu ma lastele ütlen, et saate trädet täkki teha ja nad siis teevad ka.
Okei, hästi. Aga ma ütlen hästi kiiresti paar arvu, et ma jaanuari lõpus sai hakata sellega siis tegelema, siis sai mäng valmis. Paraku siis oli hästi palju ka igast koroonateemat ja et paljud koolid kartsid ja keeldusid sellepärast. Ma loodan, et see tulevikus läheb paremaks. Olen käinud selle jaanuari lõpust alates siis 9 koolis ja kokku on saanud selle virtuaalreaalsuskogemuse 758 õpilast. Ehk siis mul oli plaan, et kui ma lähen päevaks, siis ma teengi terve päeva ja tahan saada, et vähemalt 80 õpilast saaks. No, ühe päevaga õnnestus isegi saada 133 õpilast. Ja see on väga lihtne. Ma panin õpilased kuna mul on 10 virtuaalreaalsusprilli, siis ma panin õpilased sedasi joontena ritta ja igaüks sai siis juhenduse kõigile korraga, siis sai seal ära räägitud, mis seal tuleb teha täpselt, kuidas tuleb teha, mis toimib, mis ei toimi ja nii edasi. Lapsed said väga kiirelt selgeks, no problem. Ja siis õpilased said mängida seda umbes 15 minutit ja selle 15 minutiga jõuab rahulikult need tekstid läbi lugeda, jõuab seal neid erinevaid pille kombineerida omavahel ja saab päris ägeda elamuse ja just nimelt eelnevalt ja seda sisse juhatades ma ütlesin, et milles see asi tegelikult on, et see on ikkagi rändes ja muusikas, mitte ainult mäng ja mitte ainult muusika, vaid ka ränne. Et eks erineva vanusega õpilased võtsid seda erinevalt vastu ja ma usun ka, et erinevad vanused said ka sellest mängust erinevaid asju. Et see oli küll mõeldud alates 15–35 vanuserühmale, ehk siis selline põhikooli lõpp, ka gümnaasiumi algus, aga seal oli huvi, oli ikkagi mõnes koolis oli nii suur, et tegelikult said seda mängu mängida ka näiteks 7. ja 6. klassi õpilased. Ja neile sai lihtsalt lähenetud teistmoodi, seletatud seda asja siis neile lihtsamalt, et miks me seda teeme ja pärast ka mõnes koolis, kus oli selle jaoks aega võetud, siis õpilastega oli ka arutelu, kus väga lihtsalt küsin õpilaste käest, et mis muusikat te kuulate. Nad siis nimetasid seda muusikat ja ma nendega koos analüüsisime selle muusika selles mõttes läbi, et kus kohas see suure tõenäosusega tulnud on, mis võib olla selle muusika ajalooline taust ja kuidas see on rändega seotud. Sellepärast tegelikult kogu, ütleme, väga-väga suur osa muusikast on ikkagi rändega seotud, kas siis läbi Ameerika, läbi Briti, läbi, ma ei tea, Jamaika, läbi Süüria, aga seda, et muusika ei ole kuskilt mõjutusi saanud, siis see tähendab seda, et see muusika suure tõenäosusega ei ole veel maailma kuskil jõudnud. Aga me räägime ikkagi popmuusikast ja seda, mida tänapäeval rohkem kuulatakse. Hästi. Ja mis siis veel? Õpetajate poolt tagasiside oli see, et lastel oli väga huvitav. Nii nagu üks kooli administraator ütles mulle päeva lõpus, kõik lapsed tulid saalist välja rõõmsate nägudega, mille üle mul oli väga hea meel. Siis, et see õpetaja ütles, et see on väga hea lõimitud õpe. Ühes Toila koolis näiteks said ka õpetajad ise võtsid aega, et seda proovida ja kehalise kasvatuse õpetaja ütles, et see on lõimitud õpe selles mõttes, et see on ka kehaline kasvatus, mis puudutab koordinatsiooni. Ja ma pärast püüan teile näidata videot, et see tõesti ka niimoodi oli, et seda võib võtta siis mitmes mõttes lõimitud õppena. Õpilaste huvi muusika vastu, mis nad said seal teha ja kokku miksida, see oli ka väga suur. Muusika on selline väga universaalne instrument, et siis sellele rände teemale läheneda, sellepärast, et vist oli üks, kes kui ma tegin sissejuhatuse, küsisin, et kes mis muusikat kuulab lapsed, siis selle 758 peale üks ütles, et tema ei kuula mitte mingisugust muusikat. Aga ma arvan, et see oli lihtsalt mingi tema poolne seisukohavõtt. Siis huvi just nimelt selles mõttes, et tagada õpilaste keskendumist oli väga suur. Kõigi nende koolide peale oli üks juhus, kus mul tuli see katkestada ja huvitavamate mõtetega poisid sealt välja saata. Nad tulid poole tunni pärast tagasi ja tahtsid selle mängu lõpuni mängida, sellepärast, et neil oli ka ikkagi see huvi olemas ja selles mõttes said ka nemad sellest osa. Siis, kui nüüd rääkida sellest, et mis sirvida kaebuste raamatut jutumärkides,
et siis ikkagi liiga vähe muusikastiile, et oleks pidanud ikka rohkem olema. Et neile väga meeldis, tahtsid võib-olla natuke tänapäevasemalt seda värki. Ma ütlesin, et ma annan info edasi Mondole ja tarkvara arendajatele. Ma tean muidugi, kui palju Meelis on sellega vaeva näinud, et seda muusikat seal panna nii-öelda kokku tiksuma. See on meeletu töö, meeletu muusika läbi kuulamine ja nii-öelda sample'ite otsimine, et seda väga kerge ei ole teha. Aga jällegi, kui minu eest küsitakse, mis tagasiside oli selline, et peaks olema rohkem erinevat muusikat, saaks kauem mängida. Siis virtuaalreaalsus, eks ole, kui igasugune infotehnoloogiline vidin ja infotehnoloogiline teema natukene kipub küll väga vähesel määral, aga siiski ka omapäi mõtlema. Nii et seal tuli mõnikord teha prillidele restart, sättida toa valgustust, sellepärast, et kogu see mäng käis ju ainult nii-öelda kätega. Et seal pulti absoluutselt midagi sellist vahel ei olnud, et inimestel tuli oma kätega see mäng nii-öelda oligi, said oma käed pista muusikasse. Siis muidugi, miks mõnes koolis sai rohkem õpilasi sellest osa ja mõnes koolis jällegi vähem, on see, et osades koolides oli see organiseeritus ja nii-öelda jutumärkides siis õpetajate poolt õpilaste sisseviskamine sinna saali, et see toimis paremini, mõni kool oli rohkem mobiliseeritud, et nad tahtsid seda võimalikult palju ära kasutada. Teistes koolides jällegi õppekava või õppetöö seda võib-olla nii palju ei võimaldanud, aga alati püüdsime anda endast maksimumi. Põltsamaa kool näiteks tahtis teist korda ka, nii-öelda Põltsamaal käisin 2 korda nende prillidega, VR-prillidega. Et muus nagu hetkel ei olegi, ma vaatan, mul on 3 minutit veel selle lõpuni aega. Ma ei oska öelda, kas küsimusi võib esitada praegu kohe mulle, et siis ma vastaks neile hea meelega või on Meelisel veel midagi täiendada? Ma ei tea, kas on mingeid pilte ka näitab, kuidas see välja nägi või? Ja, just, vabandust. Ma siis püüan jagada neid fotosid. Võib-olla seal on paar videot ka, et te näete, kuidas lapsed seal tegutsevad. Nii, ja. See on siis Sillaotsa koolis, et sai tehtud nii väiksemates klassides kui ka siis suurtemates klassides, saalides. Aga jah, et te näete, kuidas need lapsed siis seal olid, tuli vaadata, et nad üksteise vastusele põrkaks, et selleks ma andsin ka väga konkreetsed juhtnöörid ja seadsin paigutuse niimoodi. Et sai laadida ja sai ka niimoodi, et seda mängu ohutult teha. Nii. See on Kohtla-Järve gümnaasium ja seal on ka õpetajad ise käisid vaatamas ja filmimas ja seda on koolides, Põltsamaa kool isegi kohaliku ajalehte pani sellise virtuaalreaalsuse töötoa toimumise. Nii et see ongi Põltsamaa, et osades kohtades oli selline suur saal, kus oli sai vabamalt ära mahtutud ja osades siis jällegi natuke väiksemad toad. See peaks olema Nõo kool. Et jah, 9. koolis käisin ja kui nüüd tulevikust rääkida, siis jätkub kõik, et see on plaanitud jätkuma ja loodame, et nendest prillidest saab osa võimalikult palju neid õpilasi. See on Hansa kool Tartus, see on Toila, peaks olema. Ja siin on üks video ka. Et seal natukene klappidest kostub seda muusikat välja, aga see, kui sa paned klapid pähe, siis see sinu enda seda muusikalist elamust ei sega. Et vaatame, kas sa... ühesõnaga, et on näha, kuidas see tund välja nägi. Nii, aga hästi. Ei tea, fotosid oli, need on jäädvustatud igal pool ikka üritasin teha, õpetajatega rääkida ja tagasiside oli alati väga positiivne. Aitäh, Risto. Minu enda katsetus oli selline, et ma panin elektroonilise tantsumuusika, parmupilli, Poola akordioni ja mingi rege vokaali kokku ja tuli väga vahva muusika. Absoluutselt. Nad ikka lapsed hakkasid nagu kaasa tantsima. Vaata, teistel oli isegi rohkem naljakam, kes seal kõrvalt nägid, et laps ise ei pane tähelegi, õpilane ise ei pane tähelegi, kui see muusika on juba tal seal kontides sees. Et selles mõttes see oli väga vahva. Seal on lihtsalt, sa pead järjekindlalt siduma seda õpilastega rändega.
et sa pead selle alguses välja rõhutama ja pärast, et see asi, mis te meelde jätate, kui te täna siit lähete, olge head, jätke see meelde. Lihtsalt muidu et temast ei saaks lihtsalt nagu niisama muusikaline mänguriist või ma ei tea, jukebox. Ma vaatan, et siin on ka kommentaar, et mis riistvara peal töötab ja kas saab poest tankida, et töötab Oculus 2 peal ja põhimõtteliselt seda mängu ennast saab täitsa tasuta, tuleb mulle kirjutada ja hea meelega jagan seda Quest 2 ja siis saab seda linki jagada, kust alla laadida, nii et hariduslikul eesmärkil koolidele ja nii edasi absoluutselt tasuta olemas. Ja samuti, kui koolides tuntakse huvi selle töötoa vastu, siis on ka võimalik siis kokkuleppele saada, et need töötoad on alati koolidele tasuta. Absoluutselt ja see on nagu see teema, et koolid peaks siis võtma endal kas siis huvijuht või muusikaõpetaja või ühiskonnaõpetuse õpetaja, lihtsalt kellegi võiks võtta koordinaatoriks, kes lepib kokku erinevate õpetajatega, et sellel päeval on neil selline suurepärane võimalus, me tuleme kohale, me paneme need asjad püsti, me teeme korraliku virtuaalreaalsuse päeva neile, et see soovitan koolidel seda rohkem kasutada, seda võimalust. Ja just siia saadangi oma emaili aadressi, panin siia chati, et kui tekib kellelgi veel täiendavaid küsimusi või soovitakse seda töötuba, et siis võtke minuga ühendust. Minule teadaolevalt ta ei tööta Quest 1 ja teiste varasemate VR peaseadmete peale, et ta on ikkagi mõeldud nüüd Oculus Quest 2-le, et minul vähemalt selline informatsioon on. Aga jah, et kui siis meie poolt töötuba, siis tuleme koos nende peaseadmetega. Jah, ma kommenteeriks nii palju, et ta on Quest 2-le ja Oculus'e seadmetele. Nüüd siin küsitud Pico on Oculus Quest 2 analoog, aga teise firma oma, ehk siis sarnaselt võimekas seade, aga teine platvorm. Ja nõudluse ja huvi suurenedes, siis miks mitte mõelda ka sinna platvormile liikumisele, et see põhimõtteliselt meil endal siin arendusstuudios on nagu mitu sellist projekti, kus me oleme siis teinud ettepaneku, et ollakse mitmel platvormil kättesaadav, et see tegelikult ei ole võib-olla nii suur töö, aga ühesõnaga, see on juba tehniline jutt. Sellegi poolest kõik, kes on huvitatud, kirjutage siis Meelisele, et nagu näha, on nad väga hea meelega valmis koolidesse minema. Absoluutselt. Hästi, aitäh. Lähme edasi. Järgmine, kes meil räägib, on Merit, Vändra gümnaasiumist keemiaõpetaja. Merit, kas sa oled siin? Ja, olen olemas. Jagan kohe teiega ekraani. Nii, kas te näete mu esitlust? Jaa. Väga hea. Mina olen Merit Teier ja töötan Vändra gümnaasiumis. Pärnumaal sellises väikses kohas nagu Vändra. Meil on umbes 300 õpilast kogu gümnaasiumi peale kokku. Ja mina ise nende VR-prillide ja fotoklassi õpimoodulitega puutusin kokku nii, et olin oma väiksema lapsega kodus ja siis meie eelmine majandusjuhataja oli selle aja jooksul soetanud meile kooli 2 paari Oculus Quest 1 seadmeid ja siis, kui mina tööle tagasi olin, siis tema ütles, et Merit, sina hakkad nüüd neid vägevaid asju tegema. Ja siis tänu temale ma sain siis Kristjaniga sina peale, et fotoklassi õpimooduleid sain siis proovida ise kõigepealt ja siis enda õpilaste pealt katsetada. Ja eelmine aasta kevadel avanes võimalus Progetiigrist raha küsida. Ja siis sinna projekti kirjutasime ja saime 8 paari juurde, nii et need on meil kokku 10 paari peaseadmeid. Et see annab nüüd selle eelise, et ma saan peaaegu kõikides klassides anda pooltele õpilastele korraga need seadmed kätte. Et 1-2 paariga on väga keeruline, kui klassis on umbes 25 õpilast. Fotoklassi keemia õpimooduleid oleme siis kõige rohkem kasutanud. Neid õpimooduleid on praegu siis 8, mis on kättesaadaval. Kohe tuleb üks veel keemilise sideme õpimoodul ka.
Ja minu vaieldamatu lemmik on reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine nendest. Kui ma ise esimest korda nüüd proovisin seda moodulit, siis ma olin ise õpetajana sellise ahvi vaimustuses, et see reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine on tihti õpilaste jaoks hästi selline keeruline, nad ei saa mitte midagi aru, kuidas ja mida ma tasakaalustan, aga seal nad saavad reaalselt võtta selle aatomi endale kätte ja siis neid seal liigutada ja siis tekib võib-olla parem arusaam. Ja natukene olen õpilastega saanud katsetada ka füüsikaõpimooduleid, et kuna ma olen nii keemia kui füüsika õpetajad, siis füüsikamoodulid on need hästi uued, et nüüd olen paar korda proovinud valguse moodulit ja elektri- ja magnetismi oma, et õpilased on need ka väga hästi vastu võtnud. Sorry, Merit, ma korra küsin, mis slaid sul ees on? Mul on juba, ma ei tea, 4. Okei. Teil on esimene või? Jah. Ma lõpetan korraks jagamise ära. Jah. Jagan uuesti. Nii. Mis te nüüd näete? Nüüd on hästi. Nüüd on hästi. Jutu ma rääkisin juba ära, kui ma näitasin neid pildikesi ka, mis mul siin oli. Et need Futuklassi keemia õpimoodulid näevad, natukene saab aimu, missugused need välja näevad. Ja füüsikamad pealkirjade järgi sellised. Kus ma nüüd pooleli jäin siin vist. Et esimesed katsetused õpilastega tegin ma sügisesel koolivaheajal, kui oli mul Rakett 69 õpihuvilaager. Et seal olid sellised võib-olla tragimad õpilased ja keda ma tundsin paremini, et siis ma olin ise võib-olla julgem nagu nendega katsetama. Ja nad võtsid väga hästi need VR-prillid omaks ja said palju kiiremini sellest sotti kui mina ise. Siin on üks väikene video, kus kõrvaltvaatajale võib-olla naljakas proovib seal tõsta sellist gaasiballooni õpilane. Ja päris esimesed sellised VR-koolitunnid ma julgesin teha gümnaasiumi õpilastega, keda ma kõige kauem õpetanud ja keda ma tundsin juba paremini kui võib-olla mõnda põhikooliklassi, keda ma alles sellel aastal hakkasin õpetama. Ja nad läksid siis nende VR-prillidega kosmosesse. Ja siin on näha, et õpilased ise valivad, et kas nad istuvad või on püsti, et mõnele meeldib ühtepidi, mõnele teistpidi. Kõige rohkem olen mina VR-prille kasutanud nii, et ma ise nimetan seda õppimine jaamades. Et kui on mingi üks konkreetne teema, kuna mul ei ole neid prille nii palju, et ma saan kõikidele õpilastele korraga anda, siis ma olen selle teema kohta tekitanud nii-öelda jaamad. Näiteks siin on mul slaidi peal näidis reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise kohta. Et üks jaam on nii-öelda traditsiooniline töölehepõhine või tööviikuülesannete põhine. Teine on näiteks molekulimudelitega nii-öelda mängimine ja 3. või 4. jaam on siis VR-prillidega. Et õpilased seda ühte sama teemat õpiksid siis erinevatest vaatenurkadest ja siis on suurem tõenäosus, et neil jääb ka paremini meelde. Ja kui mul on õnnestunud, siis ma olen jaotanud klassi pooleks nii, et poisid ja tüdrukud saavad olla erinevatel aegadel VR-prillides. Tüdrukud on tavaliselt siis julgemad, kui on ümberringi tüdrukud. Et igas klassis see nii ei õnnestu, aga näiteks 9. klassis on meil täpselt 10 tüdrukut, 10 poissi, et siis väga hästi õnnestu. Siin on näha siis üks VR-tund, kõige rohkem neid tunde või neid VR-seadmeid me kasutamegi sellises ruumis, mida me nimetame jalutussaaliks, kus on palju ruumi, et õpilased saavad ise siis, et saavad selle ala turvaliselt teha nii, et nad kellelegi ette ja kellelegi pihta ei lähe. Siis, mis Futuklassi juures mulle veel väga meeldib, on see, et Futuklassil on olemas tunnikavad nende kõikide õpimoodulite kohta. Näiteks võtsin siit nende õpetajate portaalilt reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise kohta siin ekraanipildikesed. Seal on siis kõigepealt kirjas see, et mida õpimoodulil see sisaldab. Seal on ka hästi palju pilte ja jooniseid, mis see moodul siis endast üldse kujutab, annab ülevaate sellest. Siis on, kui on selles moodulis tasemed, siis on seal ka näidatud, et mida õpilane siis mingil tasemel teeb ja kuhu ta siis jõudnud peaks. Lõpus on alati ka selline reflektsioon, et siis kinnistada seda, mida ta seal VR-maailmas õppis või tegi. Siin on siis
tavalised VR-tunnid. Tavaline panin jutumärkides, et päris tavaliseks neid vist lugeda ei saa, et eks ta on selline uudne värk nii minule kui õpilastele. Aga õpilased on, mulle tundub vähemalt, et on päris hästi selle asja omaks võtnud. Et ongi õpilased juba, kes on mitmendat korda VR-prillidega, et mõni tunneb ennast mugavalt istudes, teine seisab. Ja oleneb natukene ka moodulist, et füüsikamoodulid on sellised, kus on võib-olla natukene rohkem kuulamist ja otsuste tegemist, aga keemiamoodulites saab päriselt seal neid molekule ja atomeid liigutada ja nii-öelda kätte võtta. Ma ei tea nüüd, kas ma heli ka siia panin. Loodan, et panin. Siin on nüüd üks video, kus jälgige natukene seda ka, et kuidas, mis siin taustal toimub. Et see õpilane siin on peafookusega, vaadake, mis taustal ka toimub. See on õige. Keegi mängib siin taustal pingsi, keegi räägib juttu, aga õpilane, kellel on need peaseadmed peas, tema on nii selles maailmas sees, et tema keskendub ainult sellele, mida tema teeb. Ja mis on hästi tore kõrvalt vaadata, et õpilastel tekib selline positiivne sisekõne, nad hakkavad ise ennast kiitma, hakkavad ise endaga rääkima ja ise õpivad selle läbi päris palju. Näiteks ma loodan, et teil oli heli ka, see tüdruk siin ütles, et oo jaa, see on õige. Et tõesti tore, kui nad saavad sellist positiivset emotsiooni. Ja eks igal asjal on olemas nii plussid kui miinused. Pluss nende VR-seadmete juures ja nende kasutamisel keemiatunnis on see, et see on uus ja huvitav nii õpilastele kui õpetajale. See pakub emotsioone, võib-olla rohkem kui nii-öelda tavaline keemiatund. See muudab selle õpitava nii-öelda käega katsutavaks, mis muidu on hästi selline raskesti ette kujutav, et see muudab selle võib-olla lihtsamini ka siis arusaadavamaks. Ja kui õpilane on seal peaseadme sees, siis ta on nii kaasa haaratud, et teda ei huvita see, mis ümberringi toimub. Et ta suudab siis sellel hetkel keskenduda sellele, mida ta seal VR-maailmas teeb. Ja kui õpilased on juba väga mitmendat korda VR-tunnis, siis õpetaja saab juba olla lihtsalt juhendaja rollis. Et nad toimetavad seal VR-maailmas ise, nad õpivad seal ise, nad liiguvad seal läbi selle mooduli algusest lõpuni, nii et õpetaja saab natukene võib-olla rohkem hinge tõmmata kui tavalises klassikalises tunnis. Siis, mis on miinused? Mõnel õpilasel võib hakata pea ringi käima või pea valutama. Minul on 2-3 sellist õpilast, kes on seda öelnud ja 2 tükki nendest on sellised, kes iga kord ikkagi proovivad, aga nad ei ole saanud moodulid lõpuni teha. Ja 2 nendest on prillikandjad. Et on küll ka sellised, nendel VR-seadmetel on sellised kõrgendused, et prillikandjad saavad ka kasutada, aga 2 õpilast on siiski sellised, kes ütlevad, et neil hakkab pea ringi käima. Ja kuna selline asi võib juhtuda, siis peab alati olema see tagavara variant või plaan B, et kui õpilane ei saa nüüd teha seda asja seal VR-maailmas, seda VR-moodulit läbida, siis mis ma talle alternatiivina pakun. Et see peab mul alati olema tagataskust võtta. Siis miinuse poole peale panen selle kirja, et kõik õpilased ei ole korraga kaasatud, kõik õpilased ei ole korraga, ei tee seda ühte sama asja, et kuna neid VR-seadmed lihtsalt kõigile ei jagu. Ja ka tehnilised probleemid, et Wi-Fi on hästi oluline, et kas Wi-Fi peab vastu, et meil koolis see Wi-Fi alguses ei pidanud vastu, kui kõik 10 paari korraga töösse läksid, aga õnneks on see probleem ka nüüd lahendatud. Kui nüüd tekkis selle kõige vastu huvi, et siis Futoklassi poole pöördudes saab need keemia- ja füüsikamoodulit ja peaseadmed ka ja mina võin vabalt rääkida veel, kuidas mina olen neid peaseadmeid enda töös kasutanud ja mis kogemused minul veel on, et võib mulle ka julgelt kirjutada. Aitäh! Kellel on küsimusi, siis küsige Meriti käest või kirjutage siia chati ja pärast siis saame ka vastata. Aga väga huvitav on, Merit saatis mitte väga ammu Facebooki chati, kus on olemas siuke Facebook chat nagu virtuaalreaalsus hariduses, kus siis erinevad õpetajad
või kooli juhid, haridustehnoloogid on koondunud ja postitas sinna pildi, et õpilased ei taha keemiatunnist ära minna. Et see oli tore. Mina omal ajal keemiat õppides olin üsna kiire sealt ära jooksma, kui tund läbi sai. Aga aitäh sulle ja kuulame, mis Mari-Liis Jääger räägib meile Swedbanki rahatarkuse VR rakendusest. Tere! Jagan kohe oma ekraani ka. Ja siis saan juba kohe rääkida sellest. Nii, kas näete kenasti esitlust ka? Näeme. Ja, et mina olen siis juhin Swedbanki rahastada teabekeskust ja minu rolliks ongi siis rahatarkuse edendamine üle Eesti, et nii noorte kui ka tegelikult täiskasvanute seas ja aeg-ajalt teeme ka siis õpetajatega koostööd, et kuidas neid tunde läbi viia. Aga eelmisel aastal tekkiski mõte, et just noorte peale mõeldes, et kuidas teha seda põnevamaks ja nii-öelda sellele teemale rohkem tähelepanu saada, siis küsitlesingi, ma arvan, 12 noort, rääkisin, mida nad vaatavad, mis neid köidab üldse arvutimängude juures ja millest nad huvituvad. Ja selle põhjal siis panimegi koostöös Katri Kaldraga, kes on siis Grape Productionist, sellise mängu kokku, et kui rahatarkuse teema peale üldse mõelda, siis ta on nii lai teema, et võib-olla kõige keerulisem oligi just need paar asja sealt siis välja võtta, millest siis noortele nii-öelda rääkida või kuhu tähelepanu viia. Ja nüüd siin eelmise aasta sügisel sai see valmis ja mõeldud on see eelkõige 12–16 aastastele noortele. Küll aga nagu näha on, et me näiteks endal töö juures oli selline suveüritus, panime selle sinna üles, et tegelikult täiskasvanute jaoks samamoodi põnev ja ka nooremate jaoks on see põnev, sest nemad on juba harjunud selliste prillide ja mängudega, et nemad oskavad päris kiirelt seda kohe kasutusse võtta. Et meie mängu puhul on tegemist siis offline mänguga, et ei ole otseselt Wi-Fit vaja, et hästi selline lihtne ja mugav kasutada. Ja seal on siis, ütleme, aega võtab see umbes 10 minutit, sõltub kui kiiresti keegi mingeid otsuseid teeb. Ja kaetud on siis 4 teemat, et kõigepealt siis lisaraha teenimine, et panna mõtlema, et kuidas sellist raha juurde leida või kui oma mingid unistused on, soovib uut telefoni osta, et kuidas ta ise saab siis panustada. Siis eelarve kogumine, et kogu seda raha ei peaks ära kasutama, et ehk siis üldse sellist, kuna täna on igal pool pigem see tarbimisele suunamine, et just vastupidi, et mitte kõike raha ära kulutada, koguda oma siis unistuste tarbeks. Siis põgusalt nii-öelda investeerimisest, et mis erinevad, mis on hoius, mis on võlakiri, mitte võlakiri, vaid fond ja aktsia, et lihtsalt graafikul peab ära tundma, natukene on sellist infot ka ees. Ja siis ohud internetis, et ongi meie turvaruumis, et võib-olla üks pool ongi siin selles, et on teatud lokatsioonid ongi pangas tehtud, et näiteks isegi meie töötajad ei saa sinna turvaruumi, et kus siis erinevad ekraanid on ja samamoodi investeerimist oleme filminud Marketsi ruumis, et ehk siis teistpidi ka saab laps käia nii-öelda pangas ringi. Siis lõpeb sellise boonusmänguga, kus ta saab püüda siis erinevaid objekte ja hoiduda siis ohtude eest. Et samamoodi selline natuke füüsilist poolt ka ja see alati lastele meeldib kõige rohkem loomulikult. Ja kus me kasutanud oleme, et nii nagu ka eelpool sai mainitud, et COVIDist tulenevalt sellist ei olnud väga palju sellist koolides käimist. Pigem olemegi kasutanud Startup Day'l, siis sellistel konverentsidel, noorte konverentsidel. Küll aga ma ise olengi käinud ka koolides ka, et siin Viimsi gümnaasiumis käisime, kui oli suur auditoorium. Siis mõned lapsed nii-öelda enne proovisid, siis samamoodi
Raplas käisime, oli hoopis ettevõtluspäev täiskasvanutele, siis Kõpu põhikoolis võtsin jällegi mõned prillid kaasa, kus oli selline loeng oli 1,5 tundi kokku, et siis pigem tund aega oli sellist rahatarkuse jagamist ja pool tundi siis lapsed said siis proovida, et kellel nagu huvi oli. Ja kus me nagu näeme veel, et võiks kasutada, ongi need samad ettevõtlusõppe raames või on mingid projektipäevad näiteks ja hetkel teeme ka koostööd noortekeskustega, et Vastseliinas laenatasime prillid koos siis selle mänguga, et nad saavad nagu proovida ja vaadata, et kuidas seda kasutada, kuidas ma tean, et nad tegid ühe sellise temaatilise õhtu seal reede õhtu, kus siis jäädi isegi, ma saan aru, ööseks, aga omavahel siis nagu võisteldi, et kes kui palju raha teenis selle mänguga ja et sellist huvitavat kasutust on ta leidnud. Lahe koolipäeva pilt on siin ka juures. Mis see siis kasupool siin võib-olla ongi just see, et paneb siis noort mõtlema rahaga seotud teemadel ja võib-olla järgmine samm ongi see sama, et omavahel tekiksid need vestlused või edasiarendused, et kuule, et kuhu sina investeerid või kuidas sina lisaraha teenid ja samamoodi ka need arutelud võiksid minna nii-öelda koju ja olla ka koolis klassis siis. Kasutuse koha pealt ma arvan, et seda saakski lõimuda erinevate teemadega, mida nagunii te koolis käsitlete, aga võib-olla just kui mõelda selle konkreetse mängu peale, et neid teemasid kinnistada, et siis ongi see sama lisaraha teenimise võimalus, samamoodi näiteks saab siduda, kuidas siis eelarvet koostada või panna lapsed koos mõtlema, et kuhu nad oma taskuraha kulutavad ja samamoodi perekulud, et lihtsalt lapsed teaksid ka, et kuhu üldse see raha kulub, ka vanemate raha ja võib-olla ka minna koju ja küsida, et kui palju siis ikkagi toidu peale näiteks meil raha kulub või selliseid teemade edasiarendusi. Siis loomulikult rahaga seotud ohtudest rääkimine, ma arvan, see on see digiteadlikkus samamoodi, et mida sa ikkagi arvutis jagad ja mida sa ei jaga ja ka üldse sotsiaalmeedias, et sa ei tea oma kaardist pilti ja ei pane üles, et selliseid tarkusi. Ja samamoodi, et kui juba väga paljud lapsed on väga tublid ja juba on palju raha kogunud, et mis see järgmine samm siis on, et ongi see investeerimise võimalused või siis ettevõtlusega tegelema hakkamine, et selliseid teemaarendusi ka. Ja tulevik, et me täna, ütleme, ma pigem olen seal ise käinud, rääkinud rahatarkusest, võtnud prillid kaasa, aga mõte on nii nagu tegelikult keemia ja füüsika kohta on ka kenasti need töölehed olemas, et tahaks ka teha sellise, nagu kas siis on siis e-tund, kus saab siis kasutada lisaks seda mängu ja teha võib-olla mingit grupitööd ja siis samamoodi, et näiteks on sellega seotud mingi Kahoot, et samamoodi, et õpetajal oleks mugav, kellel juba prillid endal on olemas, et saavad nii-öelda mängu peale laadida või täna, kes juba kasutavad Futoklassi prille, et samamoodi saab mängida seda mängu ka. Ja pigem on see mõeldud ühekordseks mängimiseks, et võib ka mitu korda, aga ütleme, et ta pigem on ehitatud nii. Ja miks mitte, et kuna kõigil ei ole neid prille, et me ise ka nüüd eelmise aasta lõpus ostsime juurde neid prille, et meil on umbes 20 paari prille, et võib-olla aeg-ajalt laenutada hoopis mingiks perioodiks neid prille välja, et saaksid koolid ise ka siis mängida või noortekeskused, et need on sellised tulevikumõtted. Aga ma näitan, siin on siis 1-minutiline video sellest, mis seal sees on, et jah, et seal on küll 3D ja pigem, mis me ise just mõtlesime, et kui virtuaalreaalsus prillides saab just teha neid efekte, kus sa lendad ja liigud, et siis me jällegi mõtlesime, et kui sa väga palju sellist lendamist on, et tuleb süda pahaks, et siis me võtsime natuke seda maha, et pigem oleks selline rahulikum. Aga ma jagan seda nüüd. Tere tulemast Swedbanki rahatarkuse mängu mängima. Oleme siin Tallinna kohal mängu kontrollruumis. No mis mõttes ainult 100 €? Kasuta pulti. Aeg läheb käima nüüd.
Eidas, esimene missioon on täidetud. Tere tulemast Swedbanki. Sa näed vasakul oma sissetulekute tulpa ja paremal kulutuste tulpa. Mida riskantsem investeering on, seda järsemalt läheb joon üles ja tuleb alla. Soovime sulle arukaid ja rahatarku otsuseid. Nii, ja siin mõned pildid siis ka, et kus siis lapsed on mänginud neid, proovinud, katsetanud neid prille. Ja samamoodi, et kui ongi, et on vaja ruumi, et nad natukene saaksid selles just viimase missiooni ajal käsi liigutada. Ja teine asi on seesama, et kui kõvasti siis kuulata, et variant on panna eraldi veel kõrvaklapid, aga jällegi, kui nad täna koos siin olid, et igaüks kuulab nii-öelda oma mängu, et tegelikult ei häirinud. Aga nüüd võib-olla ma küsingi, et keegi võiks äkki midagi küsida, on tekkinud huvi, et võib-olla tehnilise poole pealt veel, et on Oculus prillide peal, nii 1 kui 2 peale sobib see mäng. Offline on ju, seda ütlesin. Ma ei tea, ma arvan, et küsige parem. Küsimus on tulnud, et ma alustan ülevalt poolt. Meeri Sellik on küsinud, kas rahatarkuse rakendust on ka võimalik kooli kohale kutsuda? Rakendust mõtled tundi? Ühesõnaga jah, teid nii nagu Mondo käib läbi viimas, siis kas on võimalik kutsuda teid ka? Jaa, et ikka on võimalik. Vahel see võimekus lihtsalt on niimoodi, et kuna ma olen üksi, et võib-olla peab natukene ajastama, et aga ma arvan, et ikka, et mulle peagi tuleb üks praktikant ka appi, et siis me saame koos paremini katta seda vajadust. Jah, ja Meeri, siin on siis olemas Mari-Liisi email, et sa küsisid emaili ka. Igaks juhuks võid panna selle chati ka pärast. Nii, kas ma koduses seadmes saan ka lapsele mängida anda? Ja, absoluutselt saab, et samamoodi saab seda faili siin jagada, saab endale laadida ja mängida, et täitsa tasuta saadaval ja hea meelega jagan, et seda teemat, et see teema jõuaks nagu laiematesse kodudesse, mitte ainult koolidesse. Ja siin tasub tähele panna seda, et selleks, et see APK versioon oleks kättesaadav, tuleb teha üks selline lüke oma koduses seadmes, et developer mode peale lülitada. Et jutt läheb natuke tehniliseks, aga et kõikide tänaste esinejatega siis mul on plaan ka teha lähitulevikus sellised koosolekud, kus siis arutada, et võib-olla kuidas seda koolidesse kättesaadavust teha natuke lihtsamaks. Et see nõuab natukene kõikide teie kui arendajate või nende rakenduste tegijate poolt veel tööd, aga see ei ole suur töö, aga see teeks kõvasti siis rohkem kättesaadavaks seda kõiki rakendusi. Aga praegu, kellele pakub huvi, siis kindlasti kirjutage, et nagu Mari-Liis ütles, siis saab jagada seda faili ja faili siis läbi peaseadmete avada ja siis avaneb ka see rakendus. Ja siis küsitakse, kui palju maksab kohale kutsumine kooli? Mina käin tasuta, et ei maksa midagi, et lihtsalt ongi see ajalise mõte, et kuidas ja kus kandis, et siis peame oma vahel arutama seda asja. No võt, varsti on siis kalendrid täis peale tänast veebiseminari kõigil. Aitäh sulle ja väga tore, et otsustasite siis teha sellise
rahatarkuse edendamise rakenduse virtuaalreaalsuses. Nii, järgmisena palun Janek Innos Päästeametist. Janek, kui sa oled siin, siis ütle tere. Tervist, kas on kuulda ja näha? On kuulda ja näha. Väga hea. Lülitume ümber kohe slideshow'le. Proovin seda jagada. Nii. Ja hakkame kuskilt otsast peale. Ma loodan, et see kõik on nüüd ilusti näha teil koduekraanide peal ka. On kuulda, on näha. Nii. Aga väga hea, et siis hakkame selle asjaga peale ja võib-olla paar sõna tõesti Päästeametist taustaks, et meie juured on juba ajaloos väga sügaval, et organiseeritud tuletõrje siis Eestis juba alates 1919. aastast. Aga muidugi täna me ei tegele ainult tuletõrjumisega, vaid meil on väga palju teemasid laual, alates siin hädaolukordadeks valmistumisest ja veeohutusest, lõpetades pommiohutusega ja kõiksugude muude teemadega. Aga kõikide nende teemade puhul on meil 3 sellist põhiväärtust, on abivalmidus, julgus ja usaldus. Ja ma arvan, et need on sellise virtuaalreaalsuse kogemusega meil ka hästi ühilduvad, et me oleme ehitanud need mängud ja harjutused üles niimoodi, et tuleb olla väga abivalmis, osata ohtusid märgata. Ja muidugi julgus on ka see, et sellist uut tehnoloogiat kasutusele võtta, sest alati ei pruugi kõik väga hästi õnnestuda nii, nagu plaanitud oli, aga selle protsessi käigus me oleme väga palju õppinud ja näinud, et need kasud on tõesti väga palju suuremad, kui need hirmud võib-olla kunagi olid. Ja muidugi usaldus, et Päästeamet on Eestis siis üks kõige usaldatum avaliku sektori asutus ja nende teadmistega, mis meil on, kindlasti me saame anda nagu lastele ja täiskasvanutele kõige adekvaatsemat infot valdkondade kaupa. Aga 2006 me alustasime siis ennetustööga niimoodi süsteemsemalt ja muidugi hästi palju käisime lasteaedades, koolides. Ja täna siis ongi meil peamiselt 3 sellist protsessi, mille kaudu me inimesi puudutame ja õnnetusi üritame ära hoida. Need on siis selline turunduse valdkond, millega olen, ütleme siis mina, tegelenud algusest peale erinevate nimede all. On koolitus ja on nõustamine. Ja siis räägin natukene täpsemalt sellest enda valdkonnast ja turunduse puhul siis muidugi sellised avalikud suured kampaaniad erinevatel teemadel, mõned näited siin ka olete ehk näinud või siis ka näete võib-olla praegu Ole valmis äpi kampaaniat, mida me teeme Naiskodukaitsega, et see tegelikult läheb järgmisel nädalal rohkem käima. Et siis see on ka tegelikult üks minu eestveetav projekt. Sinna juurde kuuluvad tavaliselt ka sellised erinevad avalikud üritused. Neid on siis nii eraldi meie poolt korraldatuna kui ka siis mingite teiste ürituste raames, kus me oleme oma boksiga kohal. Ja nendel üritustel siis, mida me oleme üritanud ka alati lisandväärtusena pakkuda, lisaks sellele suulisele infole, on just selline käeline oskus. Et siin mõned sellised näited meie simulaatoritest, mida me juba tegelikult täitsa algusest peale niimoodi teadlikult arendasime, et inimesed saaksid natukenegi nagu rohkem seda käelist mälu, lihasmälu endas tekitada. Ja võib-olla küttekolde simulaator, tulekustuti simulaator on tõesti sellised, mida nagu päris elus on väga hea teha ja võib-olla isegi need virtuaalreaalsed variandid ei pruugi nagu sama head olla. Lihtsalt sellepärast, et see tulekustuti käes hoidmine, see raskus, kõik see kustutusaine, mis sealt eraldub, et see on selline võimas kogemus, aga seda ei saa alati teha siseruumides. Ja need, siin veel parem näide ühest veeohutuse konteinerist, tohutult suured sellised rasked transportida kohale. Et siis tegelikult me hakkasimegi mõtlema, et mis nende harjutuste nagu juurde teha, mis tegelikult annaks sama info edasi, aga oleks kergemini transporditav ja võib-olla mõningatel juhtudel ka simuleeriks neid olukordi paremini. Ehk siis, et meil tekkis natukene selline nagu dilemma, et kas üks või teine suund, et kas lähme virtuaalseks või arendame neid füüsilisi harjutusi, aga siis me lõpuks jõudsime nagu järeldusele, et tegelikult need asjad toimivad kõige paremini just koos. Et olenevalt siis
üritusest, olenevalt formaadist, kus me kohal oleme, võib-olla selle virtuaalreaalsustehnoloogia eelis, et tõesti lisaks sellele kergusele, ülesseadmise võimalikkusele on veel see, et nad tõesti aitavad ohutult simuleerida neid olukordi, kus päris elus oleks väga ohtlik. Näiteks lõhkekeha leidmine või siin tulekahju olukord, mingi toidu kõrbemine näiteks, kuidas sa seda kustutad. Niimoodi, et põleva rasvaga ise pihta ei saa. Ja muidugi, et siis nüüd see vanuseline fookus on meil ka võrdlemisi lai, et me oleme teinud neid harjutusi ikkagi eelkõige sellisele täiskasvanud elanikkonnale, aga kuna üha rohkem avalikel üritustel lapsed nende vastu ka huvi tundsid, siis praegusel juhul me oleme isegi disaininud neid niimoodi, et põhikoolist kuni keskkooli lõpuni, kaasa arvatud täiskasvanud inimesed kuni eakateni. Sest väga paljud need teemad, mida me seal kajastame, ongi universaalsed, et suitsuandur, veeõnnetuse märkamine, et siin ei ole midagi sellist väga spetsiifilist. Ja tõesti siis see isiklik kogemus, mis selle harjutuse läbitegemisega inimene omandab, et see aitab ka hiljem päris ohuolukorras kiiremini tegutseda. Ja siis seda argumenti ei maksa ka alahinnata, et need tõesti mõjuvad ägedalt, et see ei ole täna igapäevane asi inimestel kodus. Ja kui siis avalikul üritusel on see olemas, et siis tavaliselt on seal telgi taga ka paras pikk järjekord. Et seda me siis saame kinnitada alates 2017. aastast, kui me hakkasime neid harjutusi just avalikel üritustel kasutama. Ja võib-olla seadmetest siis nagu tehnilist juttu liiga palju ei räägi, aga et mõned sellised universaalsed nagu reeglid on olenevalt siis tootjast meil ka välja kujunenud, et esiteks muidugi turvalisus, et selle HTC Vive'i mudeliga, mis on see must üleval, et seal oli nagu rohkem probleeme, kuna seal olid ka juhtmed, aga need alumised näited, ütleme, need on juba sellised juhtmevabad, et lihtsalt alati tootja nii-öelda soovitused alati läbi lugeda ja me oleme ka siis spetsiaalsed sellised ohutusjuhendid ise välja töötanud, mida me ise kasutame ja koostööpartneritele anname edasi. Aga jah, et siis Oculus Quest 2 on ka meil selline põhiplatvorm nüüd juba mitu aastat, mida me oleme ostnud päris palju ja lihtsalt siin see all see kolmas variant on võib-olla see üks tulevikuvaade, mida me kaalume veel, kuna see Pico nimeline Neo 3 seade on ka, ütleme, hästi selline hea hinnaga, aga samas võimaldab ka sellist käelist tegevust, et kõikidel nendel platvormidel on see hästi oluline, et saad ise ka midagi kätega teha, mitte ainult vaadata. Ja vanuselist alampiiri meil ei ole, nii nagu nende tavalistegi simulaatorite puhul, kes nagu suudab teha ja keda nagu ennetaja hindab, et on piisavalt küps seda tegema, siis palun väga. Ja kooliruumides lihtsalt peab olema siis välditud selline otsene päikesevalgus ja piisavalt suur ala, kus seda kõike teha saab. Ja võib-olla jah, et need praktilised asjad ja need näidised, mis meil on kaasas, näiteks päästerõngas või suitsuandur, et neid siis alati ikkagi ka nagu näidata, et see koolitus ei jääks ainult selliseks virtuaalseks, vaid oleks ka sellise füüsilise esemega seotud. Näiteks päästevesti selga panek ja sellised asjad. Aga nüüd natukene siis näiteid ka, et esimene harjutus meil 2016 aastal selline päris kiiresti tehtud sai ja siis Futoklassi eelkäija Futuroom oligi siis see asutus, kellega me esimest korda sellist veeohutuse harjutust tegime ja tegelikult siin oli ka selline lihtne ülesande püstitus, sa pead olema rannas, märkama ohtusid ja tegutsema. Sinna hulka kuulub siis päästerõnga viskamine ja päästevesti selga aitamine inimestele ja vetelpäästjale info andmine ohuolukorrast. Aga ajaloost võib-olla siis veel üks näidis, et tegelikult selle tuleohutuse simulaatori, mis meil järgmisena valmis, idee me saime üldse Tuletõrje muuseumilt, kus võib-olla ise ka mäletate, et olete käinud kunagi ja vajutanud nuppe ühel sellisel tuleohtlikul majal, selline nagu nukumaja moodi makett, aga nupule vajutades siis tulid erinevad ohuolukorrad välja, kus siis tulekahju saab alguse. Ja vot sellest maketist inspireerituna me siis tegime sellise virtuaalreaalse maja, kus sai päriselt sees ringi käia ja selliseid ohuolukordi märgata. Ja muidugi kõik need tänapäevased olukorrad, mida seal vanas variandis ei olnud, ka näiteks suitsuanduri lakkepanek, et need on kõik selles
varases tuleohtliku maja harjutuses meil olemas. Et samamoodi siin siis näiteks tulekahju kustutamine käepäraste vahenditega või lahtise tule ohtude märkamine ja eemaldamine siin kaminaga seoses. Et neid videosid ma praegu näitama ei hakka, kuna me tõesti oleme päris mitmeid harjutusi teinud, aga võib-olla siin jah, visuaalselt juba on näha, et graafika ei ole kõige nagu keerulisem, kõige edevam, aga peame ütlema, et meie kogemus on nagu selline, et hoolimata sellest, et kui keerulise või ilusa me selle graafika teeme, et kõige tähtsam on ikka see mängu idee, et lastel oleks seal midagi märgata, midagi teha. Ja siis tegelikult ka sellise lihtsa graafikaga mängu puhul tegelikult väga kiiresti need teadmised tulevad ja väga kiiresti sulandutakse sinna keskkonda, unustatakse ära, et see ei ole päris. Et see on huvitav, et võib-olla on seal ka selline arvutimängude kogemus, et mõned sellised väga populaarsed mängud ju ei ole ilmtingimata äärmiselt hea graafikaga. Et siin veel üks näide siis esialgu pildis, mitte videos, on pommiohutuse harjutusest meil, mis siis töötas nii Oculus seadmel kui Vive seadmel, et graafika vahe natuke nagu oli, aga tegelikult jällegi mängides mingit erilist vahet ei olnud, et mõlemal seadmel sai see nagu eesmärk täidetud. Seal oli siis eesmärgiks käia looduses ringi ja märgata siis mingit ohtlikku objekti, mis siis lähemal vaatlusel osutus lõhkekehaks ja siis õige käitumine, et näiteks ka telefoni kaudu abikutsumine, 112 helistamine ja selle ohu märgistamine. Et ka tegelikult siin kevadeti, kui hakatakse rohkem looduses käima, siis oma avalikel üritustel me seda harjutust ka kasutame. Ja sügisel eelkõige siis, kui tulevad need marja ja seenelkäigud. Aga nüüd kõige värskemad harjutused, millest ma ka lühikese video saan näidata või mitu videot, oleneb, kui palju meil aega on veel. Et siis siin on nagu tõesti sellised nagu kolm teemat. Üks on kodulähedane veekogu, millest on praegu siin pildid ees. Üks on siis rannaohutus ja kolmas on siis hädaolukordadeks valmistumine. Hakkame siis kodulähedasest veekogust peale, et kuna tegelikult ka lastega väga palju õnnetusi just kodulähedases veekogus juhtub. Ja selle harjutuse mõte on ka samuti siis kõigepealt käia ringi, vaadata, aga et seda motion sicknessi või sellist peapööritust vältida, siis me oleme teinud ka need ringi liikumised sellised hüppavad või sellised teleporteeruvad. Ehk siis, et ei teki sellist peapööritust või südame pahaks minekut, et tõesti mõned üksikud probleemid vahel ka inimestega on, aga me oleme pannud tähele, et just lastega neid probleeme tegelikult väga ei ole, et kui siis pigem nagu vanemate inimestega need tasakaalu probleemid. Nii et seda peab ka alati siis läbi viia kõrvalt vaatama. Ja need käelised tegevused, et siin on siis ka näha, et kui leiad näiteks katkise kaevu, mis tundub ohtlik, et siis seal peab ka lihtsalt mitte seda märkama ja sellele osutama, vaid ka haarama mingisuguse näiteks haamri ja selle pihta lööma või näiteks sodi eemaldama siis veekogu äärest labida abil. Ja siin see video nüüd muidugi, loodame, et ka käivitub, et siin on siis juba üksi olnud üks laps seal veekogu ääres ja kui sa seda märkasid, siis tuli sinna juurde ema. Ja nüüd sealt edasi on siis veel üks ohukoht, mida kohe märgatakse. Alkohol ja vesi ei kuulu kokku. Joobes inimese otsustusvõime on häiritud ja keha ei kuula sõna. Kui alkoholi tarvitanud inimesed veest. Nii keeran hääle natuke maha, et nagu isegi nägite, et siis see alkoholi teema, mida me kui jood ära uju või ära lase purjus sõpra vette kampaaniates kasutame, et ka need teemad on siin sees. Ja me räägime lastele nendest üsna avatud kaartidega, aga muidugi mitte väga väikestele lastele. Nii nagu ma alguses ka mainisin, et siis ütleme see põhikool ja keskkool on need kohad, kus me siis õpetame märkama näiteks, et joobes inimesed võivad olla ohtlikud iseendale, kui nad vee ääres alkoholi tarbivad. Aga siin siis jällegi universaalsem abinõu, et kui on mingisugune sodi näiteks veekogu ääres, et siis sealt tõesti statistika järgi väga suur hulk inimesi libastub ja libastudes vette kukub ja seal ära upub. Nii et tegelikult selline lihtne koristustöö tegelikult, aga tegelikult on väga mõjus uppumist ära hoidmiseks. Ja nüüd teen natukene reklaami ka ühele peagi aset leidvale talgupäevale, mis toimub 7. mail. Et siin me teeme siis koostööd, teeme ära talgupäevaga sel aastal ja just nimelt kodulähedased veekogud ongi sel aastal üheks talgu põhiteemaks.
et talgutele saab siis registreerida nii perega kui klassidega. Et siin on ka üks näide siis Järvateatajast eelmine aasta, kus ka veekogu äärest lapsed koos täiskasvanutega neid ohtlikke esemeid eemaldasid. Ja selline hea praktiline seos tegelikult selle veeohutusega. Et me tegelikult vaatamegi, et on seal praktiline turunduslik kommunikatsiooniväärtus ja siis see VR-prillidega, näiteks olime ka selle talgupäeva avaüritusel kohal, kus siis ajakirjanikud ka tegelikult seda katsetasid. Nüüd veeohutusega siis rannas on tegelikult selle kõige esimese harjutusega päris palju sarnast, aga graafik on muidugi läinud palju ilusamaks ja me oleme siis ekstra tellinud sinna palju neid tegevusi, mida nagu üheski teises mängus võimalik saada ei ole. Siin jälle kiire video, kus peab lihtsalt märkama uppujat ja sellest andma vetelpäästjale teada, nii nagu ka esimeses mängus see oli. Aga muidugi siin on nüüd seda animatsiooni rohkem, tulevad vetelpäästjad kohale. Samuti on võimalik siis helistada telefoniga 112 ja kutsuda abi kohale. Et siin tegelikult selliseid terviklikumaks muutvaid asju on päris palju ja teemasid ka, et võib-olla siin ka üks natukene selgemini nähtav. Võib abi olla mõnest muust esemest. Näide. Ehk siis, et selle praktilise tegevuse jälle mõte oli selles, et inimese, kes siis päästma läheb ja uppuja vahele peab alati mingisugune ese jääma. Et lastele sellest palju räägitakse, aga kuidas sa seda praktikas teha saad, kui ei ole nagu vett käe pärast või kui see on nagu selline nagu keeruline harjutus, et siis just nimelt selle õige eseme leidmine ja sellega uppuja aitamine, et see on hästi hea selline praktiline asi, mida võib-olla kuskil klassiruumis muud moodi ei saakski väga teha veekeskkonnas. Aga viimane harjutus on siis meil Maru VR-iga, tegelikult need 3 on kõik Maru VR-iga tehtud eelmisel aastal, aga siis see viimane on ka võib-olla kõige ilusam, mille ma panen veel ka taustaks mängima ja räägin natukene peale siia. Tegemist on siis nüüd praegu hästi aktuaalse elanikkonnakaitse teemaga. See on siis hädaolukordadeks valmistumine ja me oleme ikka nii mõelnud, et ükskõik millest see hädaolukord alguse saab, et kas see on siis loodusest või on ka tõesti mingi sõjaline konflikti oht või on näiteks küberrünnak, mille tulemus on see, et kodudes kaob elekter, et siis tegelikult kõik need toimetuleku võtted on ju ühed ja samad. Ehk siis, et siin jällegi näide, kuidas saab toas teha sooja ja kõik kodud on kindlasti erinevad, aga mõnes kodus on siis kamin ja kellelgi on siis võib-olla telk ja kellelgi on siis võimalik neid riideid panna selga ja neid nippe, kuidas siis seda sooja saab, on päris palju. Ja samuti on siis erinevad info hankimise võimalused, akupangad, toiduvarud, joogiveevarud, et need on kõik kuidagi seal siis kajastatud ja mingisuguse ülesandega seotud, et sa pead leidma neid ja kokku koguma. Ja siin toiduvaruga seoses ka, et see lemmikloom, kellele seal pai tehti, et siis ei tohi ka teda unustada, et on ka loomatoiduvaru üks lahenduse osa. Ja kui sa kohe neid varusid üles ei leia, siis tegelikult mingi hetk nad hakkavad näiteks helendama külmkapis, need purgid hakkavad läbi kapi siis paistma, aitavad siis neid inimesi, kes natukene hätta on jäänud või nii kiiresti neid lahendusi ülesandele ei leia. Aga ma arvan, et mu aeg vist on saanud täis, et jätan selle video siia taustale veel jooksma ja vastan küsimustele, kui neid peaks olema. Mina küsin, et mis plaanid on tulevikus sisu juurde loomisega Päästeametil? Ja see on hea küsimus, sellepärast, et mul on ka kohe hea vastus, et praegusel juhul me plaanime siis Ukraina sõja valguses natukene seda elanikkonnakaitse harjutust veel edasi arendada ja teha täitsa lisaharjutus, mis seisneb siis varjumises.
et kuidas siis kodus varjuda, kuidas leida need kohad, kus on kõige kindlam olla, et minna siis keldrisse või mida seal teha, et see varjumine oleks võimalikult efektiivne või kui sul keldrit ei ole, eks ole, et mis sa siis teha saad, et need on need nii-öelda maavärina olukorras ka sellised universaalsed lahendused, et siis nagu tugevamad hoone konstruktsiooni osad, kuhu sa pead siis minema, eks ole, kas siis uksepiitade alla või kellel on vann, eks ole. Et siin on jälle võimalik nuputada, leida võimalusi, kuidas siis sellise nii-öelda hävitava jõu nagu sõda või maavärin, et kuidas sellises olukorras nagu hakkama saada. Ja selleks on meil täna põhimõtteliselt juba eraldatud. Kohe on ka see raha meil loodetavasti kontol summad, mille eest me siis seda harjutust hakkame arendama, aga muidugi enne seda me peame ka väga palju ise eeltööd tegema, sest täna see varjumise teema Eestis on ju tegelikult nüüd väga ootamatult üles tõusnud. Varem sellega keegi nii sügavuti ei tegelenud ja nüüd ta sattuski mõned kuud tagasi meie lauale ja nüüd on meie eeltöö juba käimas, et kuidas siis linnakeskkonnas varjumise põhikohad on ja põhitõed, mis need on ja kuidas siis lõpuks selle mängu kaudu neid nagu kinnistada. See on see, millega me praegu tegeleme aktiivselt. Jah, aitäh, Janek. Aitäh. Väga tore ja väga uhke on teada ja siis olla ka kõiki neid ise mänginud, et Päästeametil on umbes 70 peaseadet endal ja ma olen käinud kõikidel nendel, tähendab ühe hooaja jooksul peaaegu kõikidel nendel ohutusennetusüritustel, kus siis neid ka kasutati ja tõesti see järjekord, mis seal on pehmelt öeldes nagu tasuta jäätist oleks jagatud. Ja, aitäh. Ja kusjuures ma tõesti unustasin vist mainimata, et nüüd see koostöö Futuklassiga on meil juba siin eelmisest aastast alanud, aga sel aastal on meil ka leping sõlmitud, nii et tegelikult Futuklassi paketi juurde kuuluvad siis kõik need meie uuemad, värskemad vee- ja hädaolukorra harjutused ja kindlasti, kui neid tuleb uusi, et siis ma usun, et see koostöö meil jätkub ja tõesti, et mis seadmeid me ka kasutama hakkame, et siin me samuti Futuklassiga väga palju konsulteerime, et nii-öelda munad kõik ühes korvis ei oleks, et oleme proovinud HTC-d, oleme proovinud praegu Oculust, aga seal on ka ju mingid tehnilised küsimused, et kaalume siin ka just neid järgmisi seadmeid, et võib-olla siin ka on meil Futuklassiga hästi suur koostöö ja Futuklass aitab ka meil ühte tehnilist probleemi varasematel seadmetel praegu nagu parandada, nii et siin on väga tugev koostöö meil juba käimas. Jah, ja üks osa sellest koostööst ja üldse sellise teadlikkuse tekitamisest on tegelikult ka see tänane veebiseminar, kus meil oli üle 80 registreerunu erinevatest koolidest, et siis tekib selline ülevaade, et mis eestikeelseid VR-rakendusi on olemas. Aga palun, Ene, ole hea ja räägi meile siis haridustehnoloogi vaatevinklist, kuidas on integreerida kooli virtuaalreaalsust ja millised on siis need võlud ja valud, mis sellega kaasnevad. Ja tere ka minu poolt. Mina olen Ene Weberson ja olen siis Parksepa keskkooli haridustehnoloog. Ja teinud seda tööd siis nüüd juba 3 aastat ja jagan hea meelega ka seda, mida meie oleme siis oma koolis teinud. Tahan alustada algusest. Meie kooli jõudsid VR-prillid või VR-prillid 2021. aasta sügisel, aga eellugu siis selline, et kui me 21. aasta eelarvet koolis kavandasime, siis ajalooõpetaja tuli minu juurde ja rääkis, et tahaks midagi, mis oleks ikka selline, mis lastel silmad särama lööksid ajalootunnis. Et kas midagi ei ole 3D võimalik saada? Ja ma ütlesin, et no mõtleme, vaatame, mis annab teha. Ja siis hakkasin ka otsima, et ehk on olemas mingi 3D kaamera, projektor, et millega saaks nagu suurele klassile ikkagi nagu selle maailma koju kätte tuua. Ja isegi leidsin mingi projektori, mille maksumus oli kuskil 7000 eurot.
ja nii ma kavandasin kooli eelarvesse 7000 eurot raha. Ja see oli septembris 2020 ja siis, kui uus aasta kätte jõudis ja vaja plaane tegema hakata, siis jõudis minu postkasti Futuklassi reklaam või õigemini info jagamine, et nendel on olemas virtuaalreaalsusprillid, millega on palju vahvat võimalik teha erinevates ainetundides koos nimekirjaga, et mida Futuklassil endal on juba olemas, siis olid juba keemia õpimoodulid neil olemas ja nad lubasid, et on ka füüsika tulemas ja päris rohkelt oli kunstiõpetuse materjale, midagi oli ka ajalooõpetajale või ajalootundideks. Ja nii küpses siis konkreetsem mõte, et miks mitte ka meie kooli sellised asjad ikkagi muretseda või soetada. Ja kohe kevadel oli ka siis Tiigriõppe kaudu võimalik siis taotleda VR-seadmeid, need olid just sellel ajal sellised prioriteetne. Ja nii siis sellised ühest küljest siis vajadused ja eeldused langesid kokku ja nii meie kool omale sügisel seadmed sai. Taotlesime 15 paari või ostsime endale 15 paari seadmeid, suure osa, ütleme nüüd poole peaaegu kattis siis projekt ja siis ülejäänu oli meil siis oma 3D kaamera või see projektorist planeeritud raha. Ja praegult toimetavad õpilased meil selliselt, et kui paluti pilte ka panna, siis mina ka tegin kõvasti pilte igast tunnist, igast olukorrast. Ja see oli tõepoolest nii, nagu siin keegi eelkõnelejatest ka ütles, et kõrvalt vaatajal on imelik vaadata, mida lapsed seal teevad või mida seal tehakse. Aga see, kes selles mullis seal toimetab, siis seda ei häiri mitte midagi, mis ümber toimub. Et meil on ka tunnid sellises suures koridoris vahel, kui aula on kinni millegi muu all, et siis ka tegelikult selline läbikäidav koht, aga ei sega kedagi ega midagi. Mille pärast siis me sellised veidi võib-olla rahulolevad ja õnnelikud oleme, on see, et need seadmed on olnud meil tõesti küllaltki töökindlad, et ei ole olnud äpardusi tundides. Võib-olla see, et alguses läks see õpilaste kasutama hakkamine võib-olla selliselt aeglaselt, sellepärast, et on vaja teha endale see tegutsemisala ja me põhimõtteliselt otsustasime nii, et me ei tee neid õpilastele ette, vaid õpilased õpiksid ise looma sinna ja õppisid ka ise siis sellest, et kui nad liiga väikese selle tegid, siis oli neil halb seal toimetada, et siis tuli ära õppida kogu see seadistamine õpilastel endal ikkagi. Mina haridustehnoloogina olin esimestel tundidel ja tegelikult ka praegu oli peaaegu kõikides tundides ikkagi tugiisikuna kaasas, aga kunstiõpetaja on meil küll juba nii osav, et temal enam abitunnis vaja pole. Kõik rakendused ei vaja Wi-Fit ja ma olen ka olnud naaberkoolides aitamas neid õpitubasid läbi viimas oma seadmetega, siis kui seal on ka see Wi-Fi teema, siis tegelikult olen ka oma telefonist seda kuumkohta jaganud, töökohta jaganud ja tegelikult see Wi-Fi katab täiesti 15 seadme vajadused ära, nii et kui on see, et kooli Wi-Fi on sihuke kehvake. Aga loomulikult, kui oma kooli seadmed muretseda, siis Wi-Fi nagu töötamise peale tuleb mõelda, sest see, kui ta hakkab välja pilduma, et siis see ei ole küll mugav toimetada. Mis me siis veel oleme oma koolis siin tähele pannud nüüd selle, ütleme 7 kuuga toimetades, et seadmed on siis Facebooki kontoga hallatavad. Algul oli meil väikesi selliseid tõrkeid aga nüüd oleme kenasti saanud koostöös Futuklassiga ära oma need kitsaskohad ka lihvitud.
et tegelikult seadmed töötavad tõrgeteta. Mis algul õpetajad küsisid, et kuidas siis ma ikka saan teada, mida see õpilane seal seadmes teeb, siis on tegelikult võimalus ka õpetajal jälgida seda, et seda saab nii arvutisse, tahvelarvutisse kui ka siis nutitelefoni endale jagada seda ja sa näed tegelikult, mis õpilane seadmes teeb ja meil on üks erivajadusega õpilane, kelle tundides siis õpetaja päris palju kasutab neid prille, siis ta võtabki tahvelarvuti ja siis ta juhendab, et vaata, võta nüüd sealt see värv või mine nüüd sinna ja leiab siis õpilane kiiresti üles, et selles mõttes ta ei ole mitte nagu jälgimiseks selleks, et ei tea, kas ta seal midagi keelatud teeb, vaid just see, et sa saad nagu õpetajana juhendada. Et see on nagu selline hea turvalisuse pool. Siin oli ka juttu sellest, et kõigile ei sobi, siis mina olen nagu märganud seda ka, et kellel võib-olla halb hakkab, siis pigem on see, et need prillid ei ole piisava nagu tugevusega või paraja tugevusega pea peal ka kinnitatud, et kas nad on liiga tugevasti tõmmatud või siis vastupidi on liiga lõdvad ja ta peab kogu aeg neid nagu näeb ka valgust siit vahelt alt, et vajuvad alla. Aga tõepoolest, meil on ka 300 õpilast koolis ja 3 õpilasele ei ole need sobinud, aga ülejäänud kõik ikkagi kasutavad. Ja tõepoolest nii istudes kui püsti olles, et näiteks seal algklassidel on üks värvimise rakendus, kus nad saavad justkui värviraamatust värvida, et seal on tõesti see 3D ümberringi üleval ja all on sul kõik, mida sa värvida võid, siis teevad nad meil seda ka pikali, meil on sellised istumispadjad või vaibad ja siis nad toimetavad ka seal niimoodi. Mis meile nüüd selle Futoklassi rakendustesse keemiat oleme hästi palju kasutanud ka ja füüsikaõpetaja nüüd lubas vaheajaks endal siis võtta ja vaadata. Ehk saab siis füüsikat ka hakatud peale koolivaheaega veel kasutama, et saaks sellel õppeaastal ikkagi sellele ka ring peale tehtud. Meeldiv on see, et seal on Futoklassil ka see nii-öelda admini pool olemas, et õpetajana saan anda õpilastele ülesande, näiteks, et tänaseks tunniks on see reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, siis ta ei pea hakkama otsima nende kõikide hulgast, vaid ta liitub klassiga ja õpetaja siis näeb ka, kui kaugele keegi on jõudnud ja see on nagu tunni lõpetuseks ka vahva asi, et nad saavad ka enesekontrolli testi teha, mis on siis tegelikult Google'i põhine seal see Formsis tehtud, niisugune küsitlus, et saavad siis õpetajale saata õpetaja meili peale ja siis näeb ka siis portaalist siis ka õpetajad, kuidasmoodi siis läinud on. Et selline ülevaade on seal ka olemas, et see on nagu minu meelest niisugune uus hea asi juurde tulnud. Ma olen ka käinud lisaks oma koolile nüüd päris mitmes naaberkoolis ja üks hea juhus oli ka see, et oli Erasmus projektiga ühes naaberkoolis Soome noored ja siis nemad ütles, et Soomes ei ole selliseid nii vingeid masinaid olemas, et neil on mingisugused sellised, kuhu käisid veel need telefonid sisse, et sellised prillid, aga ei olnud nagu ainerakendusi, et seal oli ka keemiaõpetaja kaasas õpilastega, need ütlesid, et see on küll väga vinge asi, et ma selle õpetajale näitasin seda keemiarakendust. Et selline vahva asi ja selline vahva kokkupuude. Siia ma panin ühe pildi, kus ma siis tõin selle ära, et kui õpilased midagi teevad seal näiteks kunstirakendustes, siis nad saavad seda filmida või saavad sellest ka pilti teha ja seda pilti siis jagada Facebooki grupis. Meil on loodud niisugune grupp VR kunstis ja ta saab prillidest kohe tunni lõpus jagada selle pildi, kommentaariks märkida oma nime ja tuleb õpetajale sisse nähtavale. Et õpetaja näeb, siis õpetaja saab hallata seda Facebooki gruppi siis.
ja saab siis vajadusel need pildid endale alla laadida, kausta panna. Meil kunstiõpetajal on tekitatud sellistest töödest juba virtuaalkunstide kunstikaust. Siin on nüüd nende soomlaste tehtud üks töö. Ja siin vist teine ka veel, et panid oma nime siia ja lõid siis sellist kunsti, et siin on maalimise rakendus, aga on siis ka olemas 3D rakendus, kus siis meil on kasutatud ka seda, et need failid on alla laetud ja on saadetud siis ka 3D printerisse, et esimesed tööd on valmis saanud ka. Et kuidas me siis alustasime, võib-olla ma küll sügisel veidike mingile grupile siin ühes webinaris rääkisin, aga kuidas meil siis nüüd on läinud, me tõepoolest alustasime algul kohe, kui prillid meile tulid, tegime esimese õppepäeva õpetajatele, tutvustasin neid seadmeid ja kõik said proovida. Ja nüüd on meil selline hea kord, et õpetajad saavad endale nädalavahetusteks koju laenutada. Nüüd on juba niimoodi, et meil on selle, kus seadmed on, siis kapi juures on nimekiri, lähevad, panevad enda nimekirja sinna, mis numbri seadmed võtavad ja tuuakse siis esmaspäeva hommikul enne tundide algust tagasi. See peab olema laetud, see on mul ka sinna kapi juurde kirjutatud, et kui esimeses tunnis esmaspäeval keegi kasutada tahaks, siis oleksid nagu valmis seadmed olemas ja see on väga hästi töötanud. Ja julgust on juurde tulnud, et meil on tõepoolest kõik klassid, ring on täis saanud, kõik klassid on vähemasti korra kasutanud. Neid ka algklassid, esimene, teine, kolmas, kõik klassid. Rohkem tehakse siis selle keskastmega tööd, aga gümnaasiumis on meil sihuke arhitektuuri valikaine, kus nad siis toimetavad kunstitundides või seal see valikaine tundides. Ja siis kuidasmoodi siis tundideks õpetajad broneerivad, on meil stuudiumi kalendris siis broneering. Lisaks arvutiklassil on meil siis ka prillide broneeringu võimalus. Siis on seal üks väga hea keeleõppimise rakendus ka. Meil nüüd vene keele õpetajaga teeme nüüd sellel vaheajal väikest koolitust. Sihukest individuaalkoolitust oleme ka päris palju teinud, et kuule näita, et kuidas ma tahan nüüd oma tundides ka teha või siin oli alles eelmine nädal üks 4. klassi õpetaja. No minu lapsed ei ole veel saanud, et ma tahan, et minu omad ka saavad. Et no see on nagu levinud ja nüüd ma siis nädal enne siin vaheajale minekut, siis mõtlesin, et ma hakkan sellist asja peale vaheaega tegema, et kuulutan sellised päevad näiteks välja suurte söögivahetundijaks, siis kui üks osa õpilasi sööb, on mingi osa vaba, et siis saavad tulla ja toimetada seadmetes. See on 20 minutit selline vahetund, et kes siis tahab proovida, et kunsti teha või siis siin on näiteks see Beat Saber, sihuke aktiivne liikumise mäng või seal kalastamise mängud, sellised küllaltki, no ütleme niimoodi täpsuse või veidikene koordinatsiooniharjutused, et kes siis tahab, saab tulla katsetama, et just vilumus selle seadmetes töötamisega tekiks. Mis võtab nagu aega selliste üldkasutatavate seadmete puhul on see, et neid tuleb puhastada ja desoda nii-öelda, et meil on ka pudel ja siis on salvrätid, et iga kord, kui lõpetatakse tunnis kasutamine, siis puhastavad õpilased ise ka seadmed ära ja panevad laadima, et nüüd on meil olemas, olen väga õnnelik oma laadimiskapi üle. Et varem oli see, et oli lihtsalt ühes klassis, kus olid pistikupesad ja siis tuli sinna neid panna. Et nüüd on meil mobiilne laadimiskapp, et enamasti on ta meil aulas, kus on sihuke suur ruum, kus saab enamasti tunde läbi viia. Aga kui juhtub, et aula on kinni, siis saab prill võtta ka siis välja. Et ma näitan seda pilti ka. Et see oli natuke selline kitsas koht, mis tükk aega oli, aga see on ka nüüd lahendatud nagu, et see on muutnud selle tegevuse siis kuidagi
nagu aktiivsemaks ja haridustehnoloogi poole pealt ütlen ka, et korra nädalas ma käin need seadmed üle, vaatan, et kas on õpilased midagi sellist ka peale tõmmanud, mis võib-olla koormab seadet. Siin ikka niisugust tulistamise mänge on sinna peale aeg-ajalt tõmmatud, et siis mingi aja tagant teen sellist puhastust ka ja vaatan üle patareide olukorra, et siis ja üleüldse, et kas kõik asjad toimivad. Nädalavahetuseks olen tõmmanud siis laadimise välja, et siin võtuklassimeestega pidasin siin aru, et kas see akuleik on hea, siis öeldi, et võiks tegelikult olla veidi akupuhkust ka, et seadmed on täis laetud ja siis nädalavahetuseks olen välja tõmmanud kapi. Siis kuluelemendiks on puldipatareid, millele nagu ei osanud võib-olla algul tähelepanu pöörata, et sellise keskkonna lembese inimesena arvan, et ei tohiks nii palju reostada ja siis me nüüd ostsime endale sellised patareid, mis on laetavad ja laadimisaparaadi ka. Et siis see ka teeb natuke elu selliseks kvaliteetsemaks. Mis võib-olla ei ole seda nii suurt hoogu, kui mina nagu lootsin, et kõik ikka tahavad oma tundides kasutada, siis ei ole ikkagi kõikide ainete jaoks olemas nagu selliseid rakendusi, selliseid häid nagu mingit nimekirja rakendustest või kasutuse aladest, mida saaks siis mingis aines, mingis tunnis kasutada. Küll on nii olnud, et ma olen ise toeks olnud siis, kui õpetaja tuleb ütlema, et ma tahaks oma klassiga prille kasutada, mul on seal näiteks õpime seda. Et siis ma olen öelnud, ma vaatan, otsin sulle midagi ja siis olen temaga jaganud, et vaat sellise asja leidsin, et kas teeme. Ja siis oleme niimoodi seda lõiminud sinna sisse, et olen öelnud seda, siuke 10-15 minutit võiks olla maksimaalselt see osa, mis prillidele nagu kulutada, nii-öelda tarka osa. Ja siis ta peaks olema nagu mingi tunni osa. Aga jah, meil on olnud koolis öökooli raames olid ka õpitoad, kus siis toimusid sellised teemale vastavad rakenduste kasutamine, mida siis noored olid ise välja otsinud ja siis tegutsesid seal. Ja selline näeb välja siis minu laadimiskapp, kuhu mahub siis 16 seadet sisse ja need riiulid on võimalik siit välja võtta. Ja nii ma teengi, et tõstan, kui tulevad algklassi õpilased, siis tõstan ma neile sinna aulasse välja koos selle kastiga, et nad saavad paari kaupa siis sealt võtta. Aga suuremad saavad juba ise sellega hakkama, et võtavad kastid välja ja siis ka kastidel on peal numbrid. Siin on veel nii värske, et siin numbrid ei olnud peal, aga ees on siin numbrid meil ka nüüd. Et võt selline siuke kiire vuristamine. Püüdsin siia oma need kogemused panna, mis ma siin selle aja jooksul olen saanud. Ja ikka nii nagu siin Päästeamet ka ütles, et ole julge ja usalda ennast ja siis oma kaaslasi. Ja siis, kui nad tegelikult ollakse väga abivalmid ka üksteise suhtes, et eriti soomlastega, kui me olime, siis nemad väga hästi ei osanud inglise keelt, minul on ka see inglise keel selline algtase ja siis oskasin soome keelt, ütleme siis ka algtase, et me saime niimoodi kahe keele peale kokku kombineeritud ja üks oskas seal inglise keelt siis hästi. Ja siis tema rääkis siis selle, mis ta inglise ja siis soome keele minu seletuse segu sai, siis rääkis oma klassikaaslastele seal, kuidas tuleb siis neid seadmeid käsitleda. Et see seadmete käsitlemine on eelkõige nagu see alguses siuke, mis võtab aega. Et soovin teile ka ikkagi seda julget pealehakkamist. Aitäh, Ene! Siin on üks küsimus, et kas algklassidele olete ka mingit sisu leidnud ja kasutanud? Algklassidele oleme kunsti teinud hästi palju.
ja siis Painting VR rakendust või midagi muud. Painting ja siis see Color Space, mis esimesele klassile näiteks tegime seda värvimist, värviraamatut, et seal on see menüü, et ta leiab üles vasaku käe pealt, et kuidasmoodi saab teist pilti ette võtta ja siis nad näevad, et kui värvid pildi ära, siis hakkab auto sõitma, näiteks see linnatänav on või metsas värvid linnu ära, siis lind hakkab lendama. Et see on neil nagu sihuke päris vau-efekt ja siis oleme neid YouTube VR-i ka kasutanud, et siin näiteks kui on vaja siin kuhugi minna, see ei olnud küll vist algklassidega, aga selles džunglis käisime näiteks ja jugadel vaatamas erinevaid siis neid angelijuga ja siis Victoria jugajad, mille poolest need erinevad ikkagi, et sealt leiab ka päris palju ja loomulikult on seal YouTube VR-is ka sellist kehva kvaliteediga filmi, aga näiteks muuseumid on need, 6. klassi loodusõpetuses olime näiteks Läänemere teema vaatasime, et Tallinna Loodusmuuseumis jällegi väga hea selline, see oli ka 10-minutiline video 3D. Et just hea, et ta räägib seal õpetlik, ta kuulab, vaatab, ümberringi näeb. Et jah, sellist, ütleme niimoodi, käed külge, neid asju nii väga palju ei ole ikkagi igalt poolt erinevatesse ainetesse leida. Aga jah, tuleb otsida, et kui minu juurde tuleb õpetaja, ütleb, et ma tahan sellel teemal, siis ma igatahes aitan teda, et midagi me leiame kindlasti. Ja ma jagan nüüd enda ekraani. Aitäh, Ene! Nagu kuulsite, siis kõik on väga abivalmis ja kõik on avatud, et saaksite neile kirjutada, kui teil on küsimusi. Ma tahtsin lihtsalt näidata, et selleks, et võib-olla info liiguks, on olemas Facebookis siuke grupp nagu virtuaalreaalsus hariduses ja seal siis mina olen jaganud infot ja Urmas ja paljud teised inimesed ka. Ja see ongi selline avatud kanal siis selleks, et oma kas mingid häid leide erinevate rakenduste osas või siis võib-olla murede kohta küsida ja lahendusi leida üheskoos, mingit üritusi välja hõigata. Ja teine tegelikult on ka, meil on kodulehel olemas uudiskiri või ühesõnaga vorm, et liituda uudiskirjaga, et me enda uudiskirjas anname ka teada näiteks, et siin oli kuskil küsimus, et kas on loetelu, no võt näed, siin eestikeelsel kodulehel ei olegi, aga ingliskeelsel kodulehel näiteks on siuke Educational VR Games ja siin on 46 erineva rakenduse kohta info, mida siis võib erinevates õppeainetes kasutada. Et näiteks selle kohta kirjutasime uudiskirjas ka inimestele, et kui teil on huvi selle valdkonna vastu, siis võite kirja panna. Ja siis veel üks asi, mis ma tahtsin näidata, on see, et me põhiliselt toodame rakendusi, virtuaalreaalsuse õpperakendusi, aga kuna koolid küsisid paljud, et kuidas ja kust ja milliseid VR-seadmeid osta, siis me komplekteerisime sellise Futoklassi kooli komplekti ka, kus on siis riistvara ja nendel prillidel on siis peal ka rakendused, et see on selline nii-öelda võtmed kätte komplekt koolidele, mida siis meie kaudu saab soetada. Ja paljud koolid on soetanud selliseid komplekte just nimelt erinevate grantide toel, on see siis Progetiiger või Klass Pluss või mingi muu. Vot, ja see ongi minu 2 sõna siit lõpuks kokkuvõte. Mul on väga hea meel, et meil sellised lahedad asju tehakse Eestis ja et meil on palju inimesi, kes selle vastu huvi tunnevad. See veebiseminar oli salvestatud, ilmselt teil üleval nurgas oli see märge, et ma saadan selle salvestuse ka laiali, et siis saate võib-olla jagada kolleegidele või ise üle vaadata, kui mingi osa huvitas. Kui teil on küsimusi, siis võite küsida kohe,
või võite kirjutada mulle pärast ka või siis näiteks sinna gruppi Facebookis oma küsimusi jätta. Vot. Ja siin anatoomia ja konna lahkumine ühesõnaga, et neid rakendusi, mida kasutada on, aitäh kõigile ja ma saadan siis kohe varsti ka selle salvestuse laiali.